Millised on uue aasta 3 suuremat soovi, mida valitsus tahab uuel aastal ellu viia? Valitsusliit on väga selgelt öelnud oma põhiseisukohad välja. See on olnud see, et meie riigis rahvaarv ei langeks, meil oleks tugev kaitse- ja välispoliitika, me soovime ettevõtlus- ja majanduskeskkonda aidata kaasa ja toetada. Ja 4. on see, et loomulikult tasakaal kohalike omavalitsuste ja riigi vahel on sellele koalitsioonile oluline. Aga kõige rohkem uuel aastal ma soovin seda, et meie ühiskonnas oleks stabiilsus, tasakaal, rahu, meil ei oleks hüsteeriat ja Eesti inimene igapäevaselt saaks oma toimetamistega hästi hakkama. Kas maakonnasisene tasutada ühistransport tuleb? Kõigepealt maakonnasisesed transpordiühendused antakse kohalikele omavalitsustele. 2018. 1. jaanuar see nii läheb. Kui kohalikud omavalitsused või transpordiettevõtted, ühistranspordikeskused soovivad teha tasuta ühistransporti, siis need ka vahendid riigi poolt tulevad. Viimane küsimus, et siin on mõned, või valitsuse moodustamisel andsite mõista, et koalitsioonileping ei ole veel lukus, et sinna võib muudatusi tulla, et siin on olnud mõned probleemid. Näiteks kui vahepeal olite Brüsselis, siis ühed inimesed olid mures metsa pärast, avaldasid meelt. Et kas näiteks sellega on plaanis midagi ette võtta, et metsa hoida. Ja siis teine asi, et siin kirurgid olid nagu mures, et nüüd 3 miljonit eurot võeti vähemaks ja 2 miljonit eurot võetakse veel vähemaks, et ei saa enam südame haigusi ravida, et võib-olla tuleb hakata kella järgi nagu inimesi ravima. Üldpõhimõte on see, et ma arvan, et igapäevaelu on alati palju olulisem, kui on selleks üks või teine leping. Sellel koalitsioonil ei ole olnud soovi panna kõik punktuaalselt kirja järgnevaks 8 aastaks. Kindlasti see koalitsioon ei ole ilmeksimatu ega ei ole ka tuleviku prognooside ja ennustuste tegija. Ennustada saavad ja selgelt näha teised persoonid. Kui on vaja, siis kindlasti tuleb oma poliitikat mõnes osas siis just fokusseerida sinna. Eesti metsad jäävad alles ka tänase koalitsiooni ajal ja siin pole kahtlust. Haigekassa osas oleme me leppinud kokku ja näinud ette juba täna lisavahendeid järgmise aasta haigekassa rahastuseks. Nii et need otsused, mida tegi eelmine valitsus, need ei ole kivisse raiutud, et uus valitsus saab kindlasti midagi muuta. Ma arvan, et ükski otsus peale selle, et Eesti riik on iseseisev. Me peame hoidma oma rahvust, oma kultuuri ja oma rahvast. See on peamine. Kivisse raiutud sellised igapäevapoliitilised tegevused, neid tuleb alati vaadata üle, kui on vaja.